sa oled läbinud juba torupillimängu algtõed, kuidas hoida survet, et burdooniheli ja sõrmeline ei kõiguks, kuidas liigutada sõrmi niimoodi, et on kõik vabadus, mugavus, keha on vaba, siis asume spetsiifiliste mänguvõtete juurde ja esmalt tahaksingi rääkida staccato artikulatsioonist. Staccato on katkestatud heli. Torupilli peal seda teha on nii nagu teiste puhkpillide peal tehakse keelelöögiga, katkestatakse õhuvool, siis torupilli peal seda teha on üpris keeruline, sest õhuvool juhitakse ju sõrmilisele läbi tuulekoti ja põhimõtteliselt saab ju käega tuulekoti vahepeal kätt tõstad üles, siis on nagu paus. Ma näitan, kuidas see kõlaks. Nojah, saab ju küll, aga veidikene veidralt kõlab. Põhimõtteliselt me mängime siis G-nooti, kui me tahame, et heli oleks katkestatud, või D-nooti, sest katkestatud heli tunnus on see, et justkui siis meloodiaheli katkeb. Kui me mängime G-nooti ja hoiame lahti G-burdooni, siis inimesel kuulajal jääb tunne, et katkeski heli ära, sest see G-burdoon ja G-noot ühtivad. Ma kohe näitan. Ma mängisin siis pa-pa-pa. Loomulikult, kui tähelepanelikult jälgida, siis võib lauda piu-pau-pa. Aga see on ainuke võimalus seda staccato nooti ehk punktiga nooti siis mängida torupillil. Et nüüd, kui me mängime meloodiat ja kiiresti tuleme siis põhitooni või siis ka 5. astmesse, siis me selle strihi saavutame. Nüüd, et seda endal jälle mõnusasti näppu harjutada, et saaks lugudes rohkem staccatot mängida, siis paar harjutust. Kõigepealt eraldame siia põhitooni, aga siis on võimalik ka eraldada 5. astmesse ehk D-nooti. Aga esmalt siis ava G-burdoon ja proovi kõiki noote mängida põhihelisse. Ja jälgi ka, siin on nüüd vaja seda toe näppu päris kiiresti liigutada. Jälgi ka, et näpud käiksid sünkroonis, ehk kui sa kiiresti sulged sõrmilise, et kõik näpud lähevad korraga oma sõrme ava peale. Kui sa oled põhihelisse ilusasti staccato saanud loomulikuks ja mugavaks, siis järgmiseks proovi ka 5. astmesse ehk D-nooti staccato heli katkestada. Ja see kõlab siis niimoodi. Jällegi vaata, et näpud käivad ilusasti koos, sünkroonis, et kui osad näpud jäävad hiljem tulevad peale, siis tulevad sinna vahele mitte soovitud helid. Ja veel, kui nüüd see alumine D-noot hakkab kriiskama, siis võib olla, et sa katad
sa ei kata sõrmeavasid korralikult. Või teine variant on see, et sa ei suru ei anna piisavalt survet vasaku käega. Või kolmas variant võib olla ka see, et selline staccato mängimine D-nooti päris ülemistest helidest ehk D-st D-sse on ka torupilli keelele päris suur väljakutse. Et vahest võib keel olla natukene võib-olla tugevam, et ta lööb kergemini sinna kriuksuma. Siis tasub korra spetsialistiga üle vaadata, et kas viga on nüüd mängijas või torupillis. Ja harjuta staccaatot erinevatesse lugudesse, pane tähele, et näpud käiksid sünkroonis ja ei oleks kanged sõrmilisel seda liigutust tegema. Head harjutamist!